Eurofas, siin Eesti Geimer jälle ja täna me mängime jälle Minecrafti, kuna mul hakkas igav ning mul pole midagi muud teha. Noh, tegelikult mängid Skyrimi, aga ma ei viitsi, nii et mängime Minecrafti ja vaatame, mis siis veel teha saaks. Nii et ma arvan, et ma püüan kala natuke ja siis mõtlen veel. Kui ma eelmise episoodi lõpetasin, siis jäi mul Minecraft tööle, nii et natuke hakkas ööks minema. Nii et jah, aga ma ei ole midagi teinud juurde. Lihtsalt ma seisin terve aja siin niimoodi, kuni ma siis tegin korda selle, aga ma arvan, et praegu nagu midagi muud polegi teha, kui kala püüda. Nagu ma ei tea, võib-olla hakata tegema mingi nagu suurem maja. Siin Peep, tere Peep. Kõrvalsaarele ei taha eriti minna, kuna seal võivad tekkida pahad tüübid, aga siin võib olla. Lisaks ma ei ole ühtegi uppunud näinud, mis on huvitav. Kuna tavaliselt neid on nagu räigelt. Seda ma ei ole märganudki. Siin nagu põlenud puit. See on äge. Ma ei tea, proovin veel ühe maagilise raamatu saada. Ja kas siit tuleb veel mingi kala? Ei, siit tuleb lillipäed. Ma ei teadnud, et seda saab isegi vee seest, aga noh. Teeme siia silla. Nüüd on lihtsam siit üle saada. Üks peaks veel olema, jah. Nii, jah. Ja tagasi kala püüdma, et äkki. Aga noh, siin on ilus maja otsas. Väga ilus. Aga noh, püüame kala. Võib-olla teen homme mingist muust mängust ka video, et ma ei tea. Võib-olla Terraria või ma ei tea, võib-olla Terraria, võib-olla midagi muud. Võib-olla lihtsalt jälle Minecrafti. See on 3. episood, nii et nagu ma ei tea. Esimestes päevades eriti midagi ei juhtugi, ainult maja ehitamine ja mingi kaevandamine võib-olla. Aga ma ei tea, iga kord, kui mina lähen kaevandama isegi tavalises survivalis, ma leian mingi hästi palju stuffi ja siis ma kas kaon ära või saan surma ja siis kõik on läinud ja siis ma lihtsalt ei viitsi enam seda maailmat teha. Noh, tasapisi see kaevandus tekib, et raiume selle puu siin maha, tean, siin on see silt ja siin on valminud kala. Ja siin on kasvanud sugarcane'i.
no see ehmatas mind. ja sellepärast katus ongi. oi, see tõesti ehmatas. Võiks juba päev olla. On jah, päev olnud. No ja siis enam ei saa seal väljas olla, kuni saab voodi teha. Ma ei tea, noh, tegin selle video. Või noh, teen seda videot lihtsalt sellepärast, et pole midagi muud teha, nagu. Nüüd pole siin ka midagi. Nagu ma lihtsalt mõtlesin, et nagu võiks äkki teha Minecraftis midagi, aga et nagu tahaks seda maailmat mängida, sest see on mul kõige parem. Aga nagu nüüd nagu ei tea, mida teha. Nad kadusid ära või? Ei, ei kadunud. Ma ei tea, kui ma voodi saan, nagu kas paneks siia või liigutaks asju ära niimoodi, et saaks siia panna või nagu, ma ei tea, ahi siia, crafting table siia ja siis kirst, ma ei tea, siia. Ma ei tea, vist äkki siia oleks mõnus. Okei. Nad ei meeldi mulle. Miks inimesed valisid nad? Miks nad peavad olema olemas? Miks? Vist miks? Palun keegi tehke selgeks mulle, see mulle ei meeldinud. Nad on hirmsad. Miks nad nii hirmsad on? Miks nad peavad olema olemas? Miks? Nad ei ole toredad. Nagu, kas Minecrafti selle votingul üldse öeldi nagu selle mobi votingul öeldi, et nagu mis ta teeb või? Nagu ma arvan, et üteldes muidu oleks nii halb olnud valida, et nagu keda võtta, aga nagu me ei tea, mis kellegi võimed on, nii et nagu me teame nende võimeid, siis miks me valisime need. Nad on lihtsalt nii närvi käivad nagu. Nagu, ma ei tea, nad dropivad seda itemit, millega saab Elytrat parandada minu arust. Aga nagu ikkagi, nagu slow fallingut saab ka nendega teha, aga miks? Miks? Vaadaks tulema hakkama, jah. Tule ründa, ma teerin sind. Tule ründa. Minu arust iga öö nüüd hakkab rohkem tulema. Aga praegu on 2, nii et nagu järgmine, ma ei tea, 30. Come on, tulge siia. Tahan lüüa kõik. Keegi on veel või? Ei ole okei. Ma lihtsalt lähen hulluks. Okei, püüame kala. Püüame kala. Ma ei tea, äkki ongi lihtsalt kalal käik, noh. Terve episood lihtsalt kalapüük, noh. Ma ei tea, päris lihtne oleks. Oh, name tag ju. Mida? Panin ju.
Jess, meil on viid kasvanud. Juhu, miks sa siin oled? Saab selle ära kaevandada ja mis mul õhku oli? Sapling. Ma ei tea, võib-olla kunagi hakkan striimima ka. Ma ei tea, kas Minecraftis võiks olla nagu mingi, ma ei tea, pulkadest tehtav mingi item nagu. Siis paned siia mulla sisse, onju, ja siis saad õnge selle peal kasutada ja siis lihtsalt saad nagu niimoodi hoida, aga kui ja sellel on enda durability ka, aga siis see nagu aitab kala püüda nagu, aga vähem chance anda nagu neid häid asju nagu päriselus need õnge, et hoidmispulgad, mis on lihtsalt metsast leitud. Ma ei tea, huvitav oleks. või siis üks asi, mis ei ole eriti mugav Minecraftis, et nagu mingi erinevad pulgad. näiteks vibu tegemiseks sul on vaja binding pulka ja ma ei tea, tööriist tegemiseks sul on vaja sirget pulka. ma ei tea, päris ebamugav oleks ju. mõtle, sa lihtsalt lähed metsa otsima ühte sorti pulka kogu aeg. nagu näiteks sa tahad vibu teha, okei, nii, otsime nüüd selle vibu pulga üles. kas Minecraftis võiks olla rakulka? Nad kasutaks cobblestone'i. nagu loogiline oleks ju. sa saaksid põhimõtteliselt lihtsalt panna selle vibu ja siis muuta texture ära. ja siis teha niimoodi, et see tulistab noorte asemel kivi. Cobblestone'i siis. ehk siis munakivi. aga see teeks nagu vähem tämmi. nagu kivi on jah valus, aga nagu see ei ole terav. see ei saaks lõigata läbi kellegi. nagu mingi pool haiget full charge'iga. ma ei tea, ei ole eriti hea idee muidu. sadul? ma saan hobuse teha ju endale. või no hobuse leida endale. siis ma saan nime ka panna talle ju. nii äge. üks asi, mis oleks nagu lõbus, aga väga raske teha, oleks nagu teha full farm. aga igal loomal on enda nimi. ja kuidas igal loomal enda name tag, kus peal on siis nimi. nii nagu sa saaksid nagu erinevad perekonnad teha. kuigi see oleks lihtsalt liiga raske. ma ei tea, hoia lihtsalt erilistes aedades nagu sugupuuna. ma ei tea, noh.
aus ja väga kasulik. Pole seeni, pole jäneseid, porgandeid, kartuleid, beetroote või neid peete. Ma ei tea, miks inimesed ütlevad, nagu peet on jah halb söök, aga no ma ei tea, mulle meeldib peedisupp näiteks siin mängus. Nagu päriselus mitte, peet ei maitse mulle, aga nagu mängus nagu see on lihtsalt underrated, nagu ma ei tea, Minecraft võib-olla võiks buffida seda näiteks teha nagu niimoodi tark move, vaata, et vaja läheb nagu, mis see on, üks beetroot annab pool, see 6 korda 0,5, 3 on ja see 3 seda hunger baari annab. Et kui sa teeksid niimoodi, et üks see annab 1 hunger baari ja supp annaks 3 ikkagi, aga crafting us oleks vaja siis nagu lihtsalt panna 3 seda sisse. Nagu see teeks kes paremaks või mitte. Nagu siis teha nagu mingi 2 erinevat suppi. Üks on, mis annab 6 ja teine, mis annab siis 3. Ja see lihtsalt oleneb sellest, kui palju neid peete sa paned sinna kausi sisse. Ma ei tea. Ma ei tea, võib-olla kalastab kuni see õng otsa saab. Jee, veel üks neipe. Nagu, ma ei tea, no mis võiks teha? Ma ei tea, maja on ilus, kõik on ilus, kõik on rahulik. Ma ei tea, suurem maja ehitada. Sild sinna võib-olla. Ma ei tea, mis võiks teha. Igav on nagu midagi muud pole teha, nii et nagu Rotten Flesh, jaa, see on kasulik. Muidugi. Ja näe, mine sinna, saad kasutada. Tähendab, nii kasulik ja muidu tegelikult nagu Rotten Flesh on underrated toit. Nagu, see annab 2 hunger pointi. Või no siis 4, kuna 1 oleks ainult pool sellest. Aga nagu see annab 4. Või noh, ütleme siis lihtsalt 2. See annab 2 tükki, on jah. Mis on tegelikult päris normaalne, kuna kala annab minu arust mingi ainult, ma ei tea, palju kala annab. Aga nagu kala annab nagu läheduses, nagu kas mingi õunad ei anna sama palju või? Ja kui sa lihtsalt seisad, siis su hunger läheb vaiksemini ära. Põhimõtteliselt ei lähegi. Sa saadki lihtsalt 2 hunger baari täis. Nagu reaalselt noh. Kõik mu XP tulebki lihtsalt sellest kalastamisest. Aga mu õng hakkab varsti katki minema. Ma ei tea, ongi lihtsalt 1 päev kalastamine ja jutustamine. Nii, 1 kala veel ja siis paneb küpsema ja nii, no nii.
ma ei tea, hakkame vaikselt siis tegema midagi muud ka, et nagu ma ei tea, ma võiks tegelikult paadi teha. Mis sa siin teed vee all? Nojah, kiiresti saab selle video valmis ja välja pandud, aga oi, ei, õigus, nemad eksisteerivad. Social distancing harjutavad. Noh, käsevad rohkem, aga et aitäh vaatamast, et näeme siis järgmises episoodis. Head aega!